Tere head kuulajad ja vaatajad ja kõik, kes te meie saadet jälgite, teie ees on järjekordne ajamõõde. Ja tänases saates me räägime teemal, mis on väga oluline kristlastele, millest ei saa üle ega ümber, nimelt me räägime Iisraelist. Ja selleks olen ma külla täna kutsunud Jeruusalemma palvus hommikusöögi liikumise juhi Albert Veksleri ja Valgusede koguduse pastori Mart Metsala. Aitäh, et saite tulla ja rõõm on teid täna siin näha. Aga läheme kohe teemadega edasi ja kui me nüüd räägime Iisraelist, siis Iisraelil on olnud 2 väga rasket aastat ja nüüd lõpuks siis koos Ameerika abiga on siis saavutatud ja kokku lepitud rahuleping, pantvangide vabastamine ja sõja lõpetamine. Ja Iisrael on saanud väga palju kriitikat selle tegevuse eest Gazas, viimase sõjategevuse eest Gazas ja võib-olla suurema üldsuse ees Iisrael on olnud pigem nagu või teda on kujutatud nagu agressorina ja pealetungijana kui ohvrina, et isegi peale seda 7. oktoobrit ja kõike neid koledusi. Et Albert, ma tahangi kõigepealt sinu käest küsida, et milline olukord on praegu Iisraelis ja kuidas Iisrael ennast tunneb? Ma alustaksin sellest esmaspäevast, kui Trump oli Iisraeli Knessetis. Ma just maandusin Washingtonist, tulin Tel Avivi ja jõudsin Knessetisse just õigeks ajaks, et seda kõike näha. See meeleolu oli väga ülev, sellepärast, et mitte keegi ei uskunud, et tegelikult me need pantvangid elavalt kätte saame. Knesseti liikmed olid väga nagu üles tõstetud ja ütlesid, see on tõeline ime. Aga mis minu tähelepanu kohe võttis, oli Trumpi sõnad, kui ta ütles, et Netanyahu näitas üles suuremat paindlikkust, kui ta tema käest seda ootas. Ja mõtlesin, et siin on midagi peidus ja nüüd tõepoolest on see nii-öelda hind, mis selle pantvangi kriisi, pantvangide vabastamise eest välja käidi, on nüüd meile nagu rohkem nähtav. Ma ei arva, et me kõike teame, aga minu jaoks on nagu väga ehmatav just see, kuidas, eks ole, need justkui tunduvad triviaalsed asjad mängivad jälle nagu piibli teemadesse, millest prohvet Joel rääkis, kus ta ütles, et ta mõistab kohut rahvaste üle selle eest, et nad on minu maa jaganud. Ma toonitan seda, et see ei ole Iisraeli maa, see on Jumala enda omand maa ja et nad on andnud nagu poisslapse eest hoora ja tüdruku eest andnud vein. Ühesõnaga, seal on kauplemine käinud inimeste pärast ja nüüd äkki ongi kauplemine inimeste pärast, nüüd äkki ongi antud hind selle eest, et need pantvangid välja saada ja et see sõda justkui lõpetada ja see hind on selles, et ei tohi Iisrael siis oma võimu, oma valitsust, oma seadusi kuulutada Juude ja Samaaria üle ja Trump on olnud väga see nagu kardinaalne ja öelnud, et ei, seda ei juhtu, sest et tema andis, nüüd on see viimane uudis, araablastele lubaduse, et seda ei juhtu. Aga kas ei ole mitte suusõnaline lubadus, et tegelikult kui sa vaatad seda rahuplaani, siis seal seda kirjas ei ole? No aga Pille, kui sa vaatad neid rahuplaane, mis on läbi aastat olnud, siis on alati olnud see, mis on tegelikult kokku lepitud ja see, mida rahvale räägitakse. Ja see ongi kõige hirmsam osa. Ja mida tegelikult Ameerika siis araablastega kokku lepib, eks Ameerikal on vaja tekitada raha, sest et majanduslik olukord on ju hirmuäratav. Aga kuidas sa seda siis saad? Mida sa siis müüd araablastele? Miks nad peaksid sinuga äri tegema? Sellepärast, et Ameerikal ainsal on hoovad, mis justkui Iisraeli nii-öelda jutumärkidest taltsutavad, sest et te tahate Iisraeli käest midagi saada, aga näete, te saate sõja. Aga meie saame, näete, sundida Iisraeli tegema neid mööndusi ja neid järeleandmisi, mida teil on tarvis. Nii et see on, mida müüakse, see on, mis on letil. Aga see kontekst, see mängib nii nagu groteskselt Joeli raamatu salmide peale, et nende inimhingede eest antakse hind ja jagatakse maa, et see ehmatab väga ära. No kui sa räägid, et on olnud siis lepingud, mis on siis, millest pole kinni peetud
et kui oluline või mis, et kas ka seda lepingut ei saa lõpuks ikkagi muuta ja kuidagi kohandada. Ja samas mul on ka küsimus, et mis oleks siis alternatiiv praegu. Kõik ootasid seda rahulepingut, sõja lõppu, pantvangide vabastamist, oli surve, oli seestpoolt, oli Netanyahule surve. Ja mis siis teie arvates, mõlemad siis võite vastata, oleks olnud alternatiiv sellele rahulepingule praegu, et mida siis oleks pidanud tegema teistmoodi? No ma alustaksin sellest, et see dilemma on hirmu äratav. Tähendab, kui sa mõtled seda, et need 20 inimest, kes on veel elus, on sinu nii-öelda hinge peal, siis ega Netanyahul ei olnud palju valikuid selle koha pealt. Aga mis minu jaoks on nagu see kole osa on see, et nüüd ega see maailma jagamine, mis alustatakse juutidega, ei lõppe kunagi juutidega. Ja need kokkulepped, eks ole, nagu Roosevelt omal ajal tegi saudidega, ei taha kõlada pahaendeliselt, aga 2 kuud hiljem, kui ta saudidega kokku leppis sõjalise koostöö alal, siis oli ka tema maisel elu lõpp. Nii et tuli võimule, eks ole, pärast seda siis Truman, kes oli Iisraelile väga sõbralik ja kes siis tunnistas tegelikult Iisraeli riigi sündi, mida Roosevelt ei oleks teinud. Aga tähendab, ma kardan, et need hirmsad dilemmad, ma ei tea, kuidas need oleks saanud teistpidi välja mängida, nii et ma arvan, Mart, sina ehk oskad midagi öelda paremat nõu? Ei, selles mõttes ma arvan, et nendes oludes on tehtud optimaalne, aga mida ma kindlasti tahaks öelda on see, et ükski plaan ei pea vastu sõjas esimest relvastatud kontakti. Tähendab, kui laskmine hakkab, siis lendavad kõik plaanid aknast välja enam-vähem. Ja siis jääb järgi kaos, mis vormub teatavate muude parameetrite kohaselt, mis seal siis pärast juhtub niimoodi. Ja seda tulemust ei määra tavaliselt mitte see, et kui jämedad torud kellelgi on või kui palju seal võimsaid mehi on, vaid need on hoopis teised asjad, mis otsustavad lahinguvälja tulemuse. Ja seda ütleb ju ka õpetussõnad ütlevad, et see võit ei olene sõjaratsust ega kangelastest ja isegi leib ei olene tarkadest ja nii edasi, vaid aeg ja saatus või need juhused, need tabavad neid kõiki. See tähendab, see asi on tegelikult Jumala käes. Ja täiesti, absoluutselt. Ja kui ma mõtlen sellele lepingule, nad võivad kokku leppida, mida tahavad ja nad võivad täna Netanyahu nurka suruda ühte või teistpidi. Aga see ei tähenda, et see asi sellega lõpeb ja see ei tähenda, et see asi niimoodi jääb. No vot seda ma ennem nagu mainisingi. Absoluutselt, sellepärast, et varem või hiljem on ikkagi Iisrael selle küsimuse ees, sest ütleme, et nad peavad mingi otsustava lõpliku sammu tegema. Ja see lõplik samm ei saa olla nüüd enam poolik. Ja see tähendab seda, et mis tahes vormis 2 riigi lahendus ei ole Iisraelile täna enam vastuvõetav. Seepärast, et iga versioon 2 riigi lahendusest tähendab selle sama stsenaariumi kordamist. Seda on juba proovitud. Seda on proovitud 2, 3, 4 korda nüüd juba, aitab küll. Ja selles mõttes üks Palestiina liikumise juhtide poegadest ütles väga ilusasti, isegi meem on selle kohta olemas, et 7. oktoober ei juhtunud sellepärast, et palestiinlastele ei olnud oma riiki, vaid sellepärast juhtus, et neile anti oma riik. Neile anti Gaza täielikult nende suveräänsuse alla. Sellepärast see juhtuski. Et nagu kõik need sõjad on nagu, ja kõik see konflikti ka selle praegu lõpetata või selle Gaza ajalugu näitab ühte asja. Objektiiviks ei ole riik ja rahulik elu. Objektiiviks on ainult platsdarmi saavutamine, kust edasi rünnata. Ja sellepärast ongi see 2 riigi nagu plaan või siis Juuda ja Samaaria mitte annekteerimise otsus, mis on nüüd tehtud, väga ohtlik, sest et see just jätab selle alles nii-öelda sellesse võrdumisse. Aga ma tulen korraks selle juurde tagasi, mis ennem ütlesid. Kas see peab nii minema? Ei. Ei, ta ei pea. Palve. Me olime ju sellepärast Mar-a-Lagos jaanuaris,
et me võiksime palvetada president Trumpi eest, et ta ei kordaks esimese ametiaja vigu ja me läheme sinna nüüd tagasi ja me oleme üles kutsumas Kristuse ihu üle maailma palvetama, sest palve saab muuta neid asju. Kui inimesed oma otsused teevad ja nii-öelda rööpale ennast asetavad, mis neid hukatusse viib, siis ometi saab Jumal seda pöörata. No see kõlab väga optimistlikult ja ma usun ka, et palve on see ja siin tulebki see kristlaste roll sisse ja tegelikult kõik ongi meie käes ja palved on need, mis on ajalugu. Samas ma juhin tähelepanu Budapesti lepingud, millega tagati Ukrainale terviklik puutumatus, territoriaalne puutumatus. Mis need täna väärt on? Ja sellepärast ma mõtlengi, ma tulen nüüd tagasi selle rahulepingu juurde, et võib-olla siis ei ole mõtet teda väga tõsiselt võtta, sest ühest küljest ta nagu aitab kuskilt sellisest surnud punktist edasi. Et praegu on siin esimest, te kõik olete kindlasti tutvunud, eks ju, selle plaaniga, et esimesed punktid on seal, ongi, et lõpetada sõjategevus, eks ju, lahingutegevus, vabastada pantvangid, mis on juba toimunud, eks. Ja siin on ka nagu teatud tingimused Hamasile, mida ilmselt Hamas ei... Hamas deklareeris, et nemad ei kavatse desarmeerida ennast. Ja siis lõpus on, kus siis viimased punkte on selline nagu siis ka mõte, et kui Hamas peab kõiki neid lepingutingimusi, et siis võib tekkida tingimus usaldusväärseks teeks Palestiina enesemääramise ja oma riikluse suunas. Et selles mõttes see on midagi praegu neile, aga samas teades, et Hamas ei pea oma neid lepinguid ja oma sõna, et siis see muutub tühiseks. No teiselt poolt ka selline väga lihtne asi, mis jõuga see Hamas peaks siis desarmeeruma, kes seda tagab. 2007, kui nad võtsid võimu jõuga Gazas, nad võtsid võimu demokraatlikult, sest selle järgmine samm oli, et nad Palestiina omavalitsuse inimestele lasid kuulid põlvedesse ja lükkasid nad kõrgmajade otsast alla. Ja siis olid need Euroopa vaatlejad piiride peal. Arva, mis nemad tegid. Kas nad hakkasid Hamasile vastu või? Ei, nad põgenesid kuhu? Egiptusesse, kaugelt mitte Iisraeli. Nad panid plagama otse kohe, nii et tegelikult seal on, nagu sa Mart ütlesid, niipea kui püss hakkab paukuma, siis tulevad need tegelikud jõujooned esile ja seal ei ole mitte keegi teine kui Iisraeli armee, kes saaks tegelikult tagada. No seal on ka öeldud, et kui ikkagi Hamas ei pea oma lubadust, siis Iisraelil on õigus uuesti tulga sisse, et see on ka seal kirjas ja on ka öeldud, et luuakse need rahvusvahelised siis üksused, keda õpetatakse välja. Muide, rahvusvahelistesse üksusesse minu usk on 0-, sellepärast, et UN vaatas sealt samast oma positsioonidelt pealt, kuidas Hamas kaevas tunneleid ja kuidas Liibanoni ja kogu see asi relvastati ja varustati ja kuidas ehitati kõiki neid terroristlikke süsteeme. Siin on täpselt sama asi. Busside suurused veokid panid sealt tunnelitest läbi tuuid rakette. Ja UN ütles, et me ei näe, sest neile öeldi niimoodi, et kui te elus tahate olla, siis ärge tehke midagi, istute vaikselt siin. Ja siis nad istusid. No seal on ka, et üks punkt, et luuakse rahunõukogu, mida siis hakkab juhtima Trump isiklikult või Tony Blair. No kindlasti tema on see, kes sellega hakkama saab. Ma vabandan. Aga tähendab ikkagi tagasi selle juurde, et... Põrmustate selle lepingu täiesti ära praegu. Aga ma saan aru, millest ma olen ise samal meelel. Seal on väga palju nagu auke sees, millel ei ole tegelikke vastuseid. Ja see on nagu, mis mind väga häirib, on tegelikult see, et nii asepresidendi visiit kui nüüd Marco Rubio visiit on määratud tegelikult ainult ühte eesmärki täitma ja see on see, et sundida Netanyahut kuulekusele, mitte Hamasi, vaid Netanyahut sundida kuulekusele ja see teeb ärevaks, sellepärast, et siin ei jäeta talle mänguruumi ja nad teavad väga hästi seda, sest et ka Netanyahu teine pool on tema koalitsioon, mis kukub kokku, kui ta teeb kompromisse. Ja see näeb väga nii välja. Ja tegelikult on nüüd Knesset olnud amet tagasi nagu töös nädal, see on nüüd esimene nädal pärast pühi ja nüüd siis on see talvine nagu istungi aeg ja tähendab, siin on väga suured küsimärgid, kui kaua see koalitsioon võib püsida, aga tagasi selle juurde, et me peame palvetama, sest et eks ole ju 1. Timoteuse 2 ütleb, et me peame
paluma kõigi nende eest, kes on võimu juures. Me ei saa võtta nagu seda nagu enesestmõistetavana, et asjad õieti lähevad. Võtad ka, eks ole, Taanile raamatu, kus Nebukadnetsar saab küll ilmutuse ja kuuleb, eks ole, prohveti käest, aga järgmisel hetkel teeb kuldkuju ja käsib kõike kummardada seda. Et nagu tuul puhub väga kõvasti seal üleval, et me ei saa nagu hästi aru sellest, kui suured jõud on nagu nende inimeste vastu. Sest et me ikkagi elame sellel ajastul, kus see nii-öelda kurjuse inimene või ülekohtu inimene valmistub esile tulema. Ja see tähendab, et Iisraelis toimuvad sündmused ikkagi on teataval määral taustaks sellele arengule. Et ükskõik, meil võib olla erinevad seisukohti sellest või teisest või kolmandast, aga ütleme, vaadates, kui Iisraelis olevad arengud on mingigi indikatsioon sellest, kui kaugel see maailma stsenaarium siis on, selle maailma ajaloo stsenaarium, siis tegelikult meil on põhjust nagu väga, väga tähelepanelik olla selles suhtes. Ja teine osa ka, Mart, vaata, mis on suur muutus, on see, et elavad pantvangid on väljas. Iisrael hoidis ennast tagasi. Me kaotasime, ma just eile kuulsin, 12 sõdurit hiljuti sellepärast, et me hoidsime tagasi, sest et Hamasi inimesed tulid nendelt aladelt, kus pantvange hoiti, tulid välja, ründasid, läksid tagasi. Ja meie ei saanud rünnata neid alasid, teades, et seal on pantvangid. Nüüd ei ole pantvange enam, elavaid pantvange nende käes. Ja tähendab, siin on meil nagu suurem mänguruum. Ja eriti arvestades neid pantvangide raporteid ka, kus üks noormees väga selgelt ütles, et teda hoidsid pantvangis teadlased, arstid, ÜRO, konkreetselt ÜRO töötajad. Millest me räägime? Et see ei ole niimoodi, et on nagu vaesed Gaza, tsiviilelanikkond ja siis on mingid pahad Hamasi inimesed, vaid terve see seltskond on selline. Ja muide, see on ka põhjus, miks ei taha ükski araabia riik neid enda juurde võtta. Sest et nad juba on olnud ja igas kohas, kus nad on olnud, Jordaanias või on nad Egiptuses olnud, nad on alati mingi jama korraldanud, üritanud võimu võtta. Haigla põlema. Absoluutselt, jah. Ja jälle, ja ka see viimane, kui nüüd juhtus, eks on õigus, justkui relvarahu on, mis järgneb Gaza ja Hamasi poolt gaasalaste tapmine. Kõik, kes väidetavalt olid Iisraeliga koospõles või ei olnud nendega 100% nõus või kes ohustasid nende ainuvõimu potentsiaalselt, üritati tappa terved suguvõsasid ära, kellel oli piisavalt võimu, et neile vastu hakata. Aga nüüd sa, Mart, ütlesid väga olulise sõna, suguvõsad, hõimud, sellepärast, et ega kogu araabia maailm tegelikult on hõimupõhine. Ja see, mida lääs tegi valesti, oli, et nad võtsid joonlaua ja tõmbasid ise piirid ja ütlesid, see on Iraak ja siin on Süüria ja siin on nüüd siis see Briti mandaat, mis sisaldas tegelikult ju Jordaaniatki, nii ida kui siis lääne kallast. Aga nad ei mõistnud seda, et see ei ole joonlaua põhine, sugugi mitte see elu, vaid on hõimupõhine. Sama on ju Afganistanis, eks ole. Vaata, mis on seal Afganistani ja tema naaberriigi Pakistani vahel, eks ole, see on ju pustu hõimu territoorium. Ja mitte keegi ei valitse seal tegelikult peale nende endi. Mitte kumbki riik ei oma seal ülevaadet, kes tuleb, kust läheb, mis seal üldse toimub. Ja mis juhtus oli, Taliban tõmbas sinna varju lihtsalt, sealt kedagi kätte ei saanud. Ja siis niipea, kui oli jälle võimalik hinge tõmmates, nad tulid jälle välja täies, olles puhanud ja söönud ja varustatud ja ameeriklased ei saanud aru, mismoodi see nüüd niimoodi on. No vaata, emiraadid, eks ole, nemad on hõimupõhiselt ehitatud võim ja see on toonud teatud stabiilsuse, teatud normaalsuse sinna, aga teiselt poolt, kui sa kunstlikult ikkagi lükkad kokku need hõimud, kes omavahel ei suuda kannatada üksteist välja, ega seal ei aita mingisugune poliitiline kokkuleppe või koalitsioon või mis tahes asi seal on. Seal on see, et see teine mees, kes istub vastu pool lauat, on valest hõimust, punkt, kõik. Ja ta ei saa ennast muuta. Jah, sa ei saa midagi teha. Leppimatu konflikt. Aga ikkagi mulle tundub, et see praegune on inimeste katse seda asja suruda mingisse vormi, sellepärast, et see Hamasist lähtuv propaganda, mis on näidanud Iisraeli sõjakurjategijana ja mida lääne ajakirjandus on kriitikavabalt täiesti ära söönud, sisuliselt BBC, CNN ja kõik muud, need on olnud Hamasi ruuporid sisuliselt. Ja kõik need ohvrite arv ja näljahädajutud ja kõik ühesõnaga, see kõik on sisuliselt, see on propaganda. Kui see oleks ainult meedia, need on valitsused. Need on valitsused nagu britid, nagu prantslased, nagu hispaanlased, kes on sisuliselt asunud
islami maailmavaate kaitsele ja siin on see ohupilt minu jaoks. Ja see on Euroopale minu mõelest täielik surmaotsus sellisel viisil. Ja nagu tahavad 2 riigi lahendust. Minu arvates on Macronil täiesti olemas need 2 riiki seal, mida omavahel. Endal kodus need 2 riiki. Ja samamoodi on Inglismaal. No sellepärast ta ilmselt see teebki, et valimised on tulemas ja on vaja seda poolt ka kuidagi. Kuidagi ta ei suuda koos hoida oma koalitsiooni. Et see on nagu, see asi on palju sügavam ja sellepärast ma ütlengi, et see on inimlik katse seda asja teha, aga ma ütleks, et siin on veel üks küsimus taustal. Uus testament ütleb meile, et Jumal on loonud rahvad. Ja see etniline identiteet on Jumala loodud. Tänane maailma ühendamise plaan näeb ette etniliste nagu identiteetide hävitamise ja tasalülitamise, massilise migratsiooni sissetoomise, et segada ära kõik, et keegi ei saaks enam öelda, võt see on Inglismaa, siin elavad inglased, see on Prantsusmaa, siin elavad prantslased või see on Eesti, siin elavad eestlased. Aga vaata, juutide puhul sa ei saa seda teha, sest et sul on Jumal toob nad just selle näitaja alusel, see on see ühine näitaja. Täpselt. Ja nüüd, kui sa vaatad nüüd, kes võitleb täna oma rahvusliku identiteedi eest. Üks on Venemaa, üks on Hiina, mis on ka tegelikult multirahvuseline, aga ikkagi enam-vähem, eks ole, ja siis on Iisrael. Ütleme, India ka enam-vähem, kes on ka suur suguharude konglomeraat, aga ikkagi. Aga Euroopa on lasknud kõik identiteedid nagu allavett. Ühesõnaga, siin ei ole nagu mitte midagi, üldse millestki kellestki ei räägi, eks ole, ja ma mõtlen, et tegelikult sellest kaosest välja tulekul on vaja kedagi, kes ei ole, noh, ma mõtlen, et selline, noh, ma ei oskagi öelda, missugune türanni nagu Putin on, eks ole, või keegi teine. Meil oleks vaja kedagi, kes lipukirjaks, kes on demokraatlikult valitud, noh, normaalsete väärtushinnangutega ja nii edasi, ja kes seisab oma rahva eest. Minu mõelest see, mida ütles kunagi ka Netanyahu, ütles, et Iisrael ei ole riik kõigile. Iisrael on riik juutidele enne kõike ja peamiselt. Ja see tegelikult, see kõlab tänapäevases maailmas täiesti kohutavalt ja õudselt ja selle peale kõik viisakad inimesed minestavad salongides ridade kaupa ära korralikult, aga see tegelikult on lõpuks, kui ikkagi asi karmiks läheb, siis ikkagi see loeb. Mart, aga ma mainin Eestit siia juurde. Ja ma tean, miks ma mainin Eestit. Mul oli nii põnev seik, me tulime Tartust täna autoga. Ja noh, tikupoisi seime siis head anger ja suppi sööma. Ja kes sealt tuleb mulle vastu? Andrus Ansip. Ja mina ütlesin Andrus, et tere, et vaata, me tegime sulle ju Jeruusalemmas ekskursiooni 2011. Et kas sul on meeles? Muidugi on meeles ja temal oli sellest, ütles, et ma annan sulle oma raamatu. Et ta ütles, et ta pani kirja Iisraeli ja Eesti suhted seal raamatus. Ma teen väikse reklaamiraamatule nüüd Andrus Ansipile. Ja siis ta ütles, et kas pole hirmus, ja nüüd on tema sõnad, et Eesti tunnustas, või noh, et kogu see Palestiina riigi tunnustamise idee, ta ütles, keda me tunnustame? Hamassi. See on ju, need on ju väärtused, mida meie ei saa omaks võtta. Nii et sa näed seda, et Eestis erinevates ka poliitringkondades see kaine mõtlemine on alles, see ei ole kadunud. Nii et siin on vaja tänada Eesti kristlasi, Mart, sind ja teisi, kes on seisnud nagu müüripraos selle eest. Meil ei ole teist varianti sellepärast, et kui Jumal ütleb, noh, sa just tsiteerisid Joeli ja palju Vana Testamenti tsiteerib väga selgelt, et kes mille eest seisab, Jumal võtab rahvast üle kohut mõistma selle eest, kuidas nad Iisraeli suhtes on. Ma ütleks, et ainus võimalus meil alles jääda ja ütleme saada abi siis, kui meil on väga kitsas, on täpselt seesama, me peame seisma nende eest, kellel on täna kitsas. Ja ütleme, et kui me vingume siin praegu selle üle, ja lubame endal avalikult toetada mõrtsukaid, eks ole, ja sadiste ja igasugust muid terroriste, eks ole, siis ei ole meil ka midagi vinguda, kui ütleme tuleb, ma ei tea, Ivan tuleb ja hakkab meiega neid samu koledusi tegema, et siis me palume ka abi, siis meile öeldakse seda sama, et te olete ise tegelikult sõjardid ja ise olete süüdi ja mis te siin üldse plõksite? Provotseerisite, miks te provotseerisite? Seda juttu, kus juures räägitakse täna. Me läheme selle teemaga edasi just Eesti kristlased ja Iisrael, aga tahaks lõpetada ära veel selle rahulepingu, et mis siis nagu üldpildina, et kas see on siis praegu
hea asi, et see toimus ja mis nagu siit edasi oleks, mis need sammud edasi oleks? Ühelt poolt see on hea asi, et see toimus, meil on need elavad pantvangid käes ja sellega on nagu üks peatükk lõppenud. Ja sel on veel üks oluline asi, mida on vaja näha. Jumala allkiri selle kõige juures. See juhtus just Simchat Torah rõõmupüha siis eelsel päeval. Nii et 2 aastat juudi kalendri järgi täpselt. Nüüd ühesõnaga seda ei saa mitte keegi inimestest orkestreerida, plaanida. Nii et Jumal näitas, mina olen selle taga. Ja nüüd ma andsin teile tõelise põhjuse rõõmustada ja tõesti Iisrael hõiskas ja rõõmustas, nii et seda nägu. Ja oli põhjus. See nüüd see pool asjast. Nüüd tuleb välja see taust, mis tegelikult siis selle lepingu lubas, nii-öelda, mis see kaup, mis selleks vastu anti. Ja keegi täna ka ma login selle Mordechai Keidar, kes on väga tuntud Iisraeli konservatiiv ja islami tundja, ütles, et siin on väga suur oht, kuigi üritati nagu tuua rahu, et tegelikult on väga suur oht regionaalseks suureks konfliktiks. Ja mitte ainult sellepärast, et küsimus on selles, et mina näen seda tänast lepingut väga lihtsalt. Jumala teed on teinekord arusaamatud ja me unustame teinekord ära, et ta on kompleksivaba tegelane. Me ootame, et riigijuht, keda ta kasutab, ükskõik millise riigijuht on, et ta oleks vaga kristlane. Ja ehmatame ära, kui Jumal kasutab kedagi, kes on hirmus koletis tegelikult, verejanulune mõrtsukas või midagi muud. Aga Jumal on kompleksivaba ja ta kasutab, keda tahab, kuidas tahab, ühesõnaga, ja tema mängib oma mängu tõesti. Et selles mõttes ka see, ma olen väga Arbertiga nõus, et see oli palvevastus täna, see oli rõõmupüha, need, kes olid elus, need saadi tagasi. Nüüd edasi tuleb teine peatükk, sest praegu on asjaolud sellised. Nüüd on see taust ja see hind on näha, eks ole, aga mark my words, nagu öeldakse, pange mu sõnu tähele, asjaolud muutuvad uuesti. Jälle, ja ühesõnaga see, mis täna on, see enam homme niimoodi ei ole, see asi vormub, jätkavad, see on amorfne situatsioon ja kui inimesed kujutavad ette, et see on nüüd sedapidi, niimoodi nüüd jääb ja maailmas ei ole selliseid asju, eriti mitte rahvustuvad. Veel üks oluline faktor siin on Iraan. Sest tegelikult Iraan oli see, kes ju õhutas oma neid liitlasi ründama Iisraeli, et ära hoida seda, et Saudi Araabia ja teised Araabia riigid normaliseeriksid oma suhteid. Ja kusjuures Iraani välisministri nõunik ütles just hiljuti, et vaherahu Gazas tähendab seda, et vaherahu mujal maailmas on lõppenud. Nii et see oli väga selge ähvardus. Nii et nagu sa, Mart, ütlesid, et siin võib juhtuda veel väga suuri ootamatusi. Ja selle kohta on täiesti konkreetseid kõlakaid liigub, et Iisrael ja USA valmistuvad järgmiseks Iraani ründamise laineks. Samamoodi venelased paanilise kiirusega relvastavad Iraani täna. Ja Hiina täpselt samamoodi. See tähendab seda, et tegelikult kõik valmistuvad suuremaks madineks ja see võib võtta hoopis sellise kuju, milleks ei ole enam nagu midagi rääkida. Nii et selles mõttes ka sellest seisukohast vaadates ma ei näe tegelikult, et lähemas tulevikus Iisrael oleks strateegiliselt võimalik mitte võtta oma suveräänse valitsuse alla Juudat Samaret. See on hädavajalik, et see juhtuks. Ma räägin, et seda riiki muidu tegelikult ei ole võimalik niimoodi hallata. Ja kas sa nägid, mis juhtus? Et nad võtsid vastu seaduse nüüd eellugemisel. Ja J.D. Vance oli jube solvunud selle peale. Aga mida? Aga nad see läks läbi. See on kõige olulisem. Sest et ka opositsioon mängis sellesse kaasa. Täpselt. Ja see on oluline ja nüüd, mida ma tahan öelda, on see, et tegelikult tulles kerides tagasi, nagu mis see plaan oli. Plaan oli rünnata alt Gazast, siis läänekaldalt ja ülevalt Liibanonist ühe korraga. See oli plaan. Ja Gaza seltskond ei kuulanud sõna ega ei küsinud luba. Ja olid kõige hullemad kõigist ja kõige kõvemad kõigist ühesõnaga ja läksid oma värgiga ise peale, eks ole. Ja sellepärast kõik olid nagu nõutud, et nagu mida. Ja see andis tegelikult Iisraeli võimaluse valmistuda ja nüüd tasalülitada see, mis oli Liibanonis, eks ole. Ja nüüd nähes, kes seal õieti stabiilsust toob, vaadates, mis on truuside ja kõigi teistega Liibanonis juhtunud, kui sa vaatad, kes on kaitsnud neid? Ainult Iisrael. Eks ole, kelle juurde nad tulevad varju otsima Iisraeli juurde.
sest et teised ainult tapavad. Nad võivad rääkida ükskõik mida. Kui vaatan Liibanoni uus valitsus, nad on lubanud tolerantsi ja rahu kõigile. Tegelikult on surmavataljonid käivad ringi ja külade kaupa tapetakse kristlasi ja juute, keda iganes kätte saades, kes ei ole nendega ühel meelel. Ja selles mõttes, kui sa vaatad, valikuid reaalses elus on väga vähe. Väga vähe. Ja ma mõtleks, et praegu valmistudes nagu suuremaks konfliktiks, ma väga nõustun Albert sellega, et see, et kuna elusad inimesed on kätte saadud ja nüüd on tegelikult asjad on nagu pandud juba liikuma, et ma imestaksin, kui see asi poolele teele peaks. Mul on täiesti ükskõik, mida hetkel isegi Trump arvab sellest. Ja aga vaata, see ongi see probleem, et kõik Trumpi ümbruskond, nad kõik kardavad temaga tülli minna. Ja sama on ka nüüd, et need ähvardused kõlavad ka nüüd Iisraeli suunas, et teie pange nüüd tähele, mis te nüüd teete, sest et mina, Trump, olen oma sõna andnud araablastele ja teie vaadake, et te minu sõnast üle ei astu. Jah, aga Trump on tühistanud eelmiste presidentide lepingud. Ta on sisuliselt hävitanud oma liitlassuhted Lääne-Euroopas ja igal pool mujal. Ta on osutunud, et Ameerika on täiesti ebausaldusväärne partner väga suurtes asjades, temaga tehtud lepingud ei maksa mitte midagi, sest homme tuleb järgmine mees ja ütleb, et nägite kõik unes. No aga paljud lepingud olidki sellised, mida ei olnud, ei ole väärt nagu see. Okay. Aga mida ma tahan öelda on lihtsalt see, et Trumpi positsioon põhineb USAs hirmul, mida sa ka välja tõid väga konkreetselt, aga see opositsioon talle, kaasa arvatud nii armees kui ka kõik paljudes muudes kohtades on hästi tugev. Nii et Trump ei istu sugugi nii kindlalt, kui nagu ta ei ole sugugi nii igavene ja muutumatu. No on tulemas vahevalimised kongress, kui kongress praegu kaotatakse, siis on väga jama ja see on väga piiri peal, sul on õigus. Täiesti piiri peal. Selles mõttes see on kaugel, me ei peaks tegema seda viga, et me ütleme, et nii nagu Trump ütleb ja nüüd on nii kaugel, ta veel võimul on ja üleüldse, kas ta üldse läheb võimult ära või nii edasi. Et selles mõttes ajalugu on näidanud, et ta on oma positsioone muutnud ja miks ta peaks seda positsiooni muutma. Ja samas Netanyahu on ikkagi öelnud, et Trump on kõige suurem läbi aegade kõige parem sõber. Et ma kuidagi ikkagi kaldun arvama, et Trump, ta võib rääkida, aga võib-olla olemuslikult on inimesi nõuandjad. Ja ma olin just Tennessee's kokku Paula White'iga ja samuti meil on väga hea suhe tekkinud siis suursaadik Huckabee'ga. Ja nende seisukohad on teistsugused. Huckabee nõudis ju seda, et ei nimetataks enam Lääne kallast, vaid juudaks ja samaariaks nimetatakse neid alasid, nagu Piibel neid nimetab. Ja ta muutis seda nii-öelda State Departmenti välisministeeriumi siis definitsioone ja need võeti vastu. Ja tegelikult kuni viimase hetkeni veel Huckabee andis mõista, et USA hoopiski võib tunnistada Juude ja Samaaria siis suveräänsust Iisraeli territooriumina. Nii et siin on ka nende sisemises nii-öelda leeris on väga tugevaid vastuhääli. Ja nüüd see, mida Trump ütles, tegelikult ju ehmatas ka neid. Eks ma usun, et ka nemad on palves ja otsivad Jumalat, sest et siin on vaja, et pöörata Ameerika ära sellelt kursilt, mis hävitusse viib. Sest et kui nad sellel kursil nüüd jätkavad ja müüvad seda maad, mida Jumal enda omaks nimetab, siis asi on hull. Siis läheb asi halvaks. Siin võib-olla siis tulebki mängu see, et me peame kristlastena, ega juutidel ei ole väga palju rohkem partnereid või kes kristlased, eks evangeelsed kristlased ja võib-olla siis tulemegi selle juurde, et räägime praegu Eestist, me oleme siin Eestis ja eestlased, 3 eestlast ja natuke veel juuti. Aga kui natuke siis? Jah, ikka päris palju. Aga et meil on ka nagu ikkagi kogudustes on väga selline, kuidas öelda, lahknev arvamus Iisraeli suhtes. Ja Mart, sina kindlasti oled ka nagu ilmselt palju suhelnud juhtide ja pastoritega Iisraeli teemal, et mis on need kõige sagedasemad argumendid, miks siis ei toetata Iisraeli ja võib-olla ka lihtsalt ei tegeleta selle teemaga. Et kui me just rääkisime, et meil on vaja kristlaste palveid, et asjad on väga tõsised, nagu me siin rääkisime,
et meil ongi ainult üks lootus, see on üleloomulik, see on Jumal, need on palved, eks ju. Aga kui me isegi ei mõista Iisraeli olulisust ja kõike seda, mis seal toimub, me hoiame eemale, et mis siis on nagu Eestiga, ma räägin mitte kõikidest, aga see on ju ilmselge, et meil on osad kogudused ei tegele nende teemadega. Mis need argumendid on, et miks ei taheta? See on ajalugu, see on teoloogia ajalugu ja ütleme kirikute nagu kujunenud seisukohad, mis on nende teoloogilise arengutega nagu sammu pidanud ja ma eriti viitan liberaalsele teoloogiale. Ja ma mõtlen ka seda, et paljude jaoks on esiteks asendusteoloogia on olnud niisugune küllalt levinud asi, aga isegi rohkem kui asendusteoloogia on levinud see seisukoht, et neid prohveti kuulutusi, mis puudutavad Iisraeli taastamist, et neid ei tohi nii-öelda sõna-sõnalt võtta. Ühesõnaga, nende sõna-sõnalt võtmine on siis nii-öelda harimatuse või oskamatuse nagu tunnus. Ja näiteks ma tean, et vabakogudusi ja protestante nii mõnigi Luteri kirikus on terve koolkond, kes nagu irvitab meiesuguste üle, sest et me oleme sellised õnnetud nohikud literalistid, kes võtavad sõna-sõnad seda asja. Et usume nagu, mis ütleb piibel. Nojah, enam-vähem. Et tuleb kaasa tunda. Et tuleb kaasa tunda, et me ei saa nagu mitte millestki aru, et need on palju kõrgemad, siin on hoopis teine keel, siin on hoopis teine sümboolika ja see nohik, kes seda loeb ja ütleb, et nii ongi, et see on lihtsalt õnnetu harimatu tüüp. Pead Mart silmas seda, et Iisrael, tänane Iisrael, füüsiline Iisrael ei ole see. Ei, see on väga levinud seisukoht ja seda sellena võtta on lausa teoloogiline, ütleks, et kuritegu või möödalask. Et see Iisrael on siis hoopiski see vaimne ehk kogudus? Ei, nad isegi ei tee vahet selle vahel, et kas Iisrael on vaimne või ütleme niimoodi, ütleme nii, et see Iisraeli küsimus kui sellisena on lihtsalt kõrvale lükatud, et nad isegi väga ei tegele sellega, et kas ta on nüüd see või ta on nüüd teine. Näiteks Jumal õnnistas Abraham, ütles, et kes sind õnnistab seda, et see ei olnud veel Iisrael, see oli Abraham, kellele siis ta nagu seda ütles. Siis on teised, kes saavad aru, et see loomulikult niimoodi ei ole, sellepärast, et ütleme kas või dekaloog, eks ole, et sina ei pea Iisrael, issand sinu jumal on ainus jumal, või et see ära mõrva ja sa ei pea mitte valetama, varastama ja abielu rikkuma kõik muud. Et seda ei ole võimalik tõlkida allegooriana. See lihtsalt mitte mingil viisil ei tõlgendu allegooriliseks asjaks. Ja väga suur osa piibli sõnumist, põhilisest sõnumist ei tõlgendu kui allegooriliseks. Aga sellest vaadatakse sobivat mööda ja ütleme, praegu on tegemist ka sellega, et on teatav mõtte inerts on koolkonnad, on niisugused mõtte, niisugused rühmitused ja ütleme, nende inertsi muutmine või nagu inertsist ülesaamine, selleks on vaja midagi, mis nagu otseselt tuleb ja nagu välistab või tühistab mõne põhilise argumendi. Ja ma ütleks, et täpselt sama asi puudutab pühavaimu tööd, sest et see on nagu pühavaimu liikumine ja pühavaimu nagu olulisus üldse kristluse ja kogu kristiusu nagu keskse jõuna on olnud kõvasti alahinnatud, sest et väga suur osa teoloogiat on ikkagi olnud ajude keskne, ühesõnaga. Sest kui sa võtad teoloogia ajalugu, mida sa näed, seal on, mida see arvas ja mida see onukene või tädikene seal kuskil arvas ja mida tema mõtles, eks ole. Ja kõik on õige. Aga me käsitleme seda umbes niimoodi, et see, kellel oli voli midagi arvata, Kristus on surnud 2000 aastat tagasi ja enam pole kellegagi rääkida. Umbes nii, et nüüd on meil ainult võimalik tõlgendada seda, mida siis arvatavasti Kristus ütles või Jumal teab, kes selle kirja pani, kui täpselt see kirja on pandud ja umbes, see on see mõtteviis, mis seal taga on. Tegelikult vaadatakse täiesti kapitaalselt üle sellest samast asjast, et Jumal on elus. Et see, kes selle piibli kirjutas, on siiamaani elus. Vähe sellest ta räägib. Temaga saab rääkida. Nii nagu Jeesus ütles, et Mooses kirjutas teile, Daniel kirjutas teile. Nii et mina ütlen teile, et kui sa siis nagu seda lugeda ei oska, aga siis ei taha. Algusest peale Jumal lõi nemad meheks ja naiseks. Kas te ei ole lugenud, ta ütleb? Ja kui see, täpselt õiged argumendid, täpselt, mina mõtlen täpselt seda sama. Aga kui sa oled otsustanud, et esimese asjana tõsiselt võetava teoloogia esimene postulaat on see, et kogu piibel on jama,
ja me peame seda käsitlema palju pessimistlikumalt kui näiteks Egiptuse hauakambrite mingit hieroglüüfe ja kiilkirja, näiteks Babyloonia savitahvlitel. Et siis ühesõnaga, et kui sealt leitud tõendid kõlbavad, aga piiblist ja mujalt Iisraelis leitud tõendid, need ei kõlba. Ühesõnaga, siis me tegelikult ei räägi objektiivsest lähendamist, me räägime mingist muust agendast. Täiesti kindlasti muust agendast. Ühesõnaga, me vajame püha vaimu, kes annab meile ilmutus, kes ilmutab tõde, kes annab meile ilmutusliku arusaamise Jumala sõnast. Ma pean väga kõvasti ütlema seda sama aamen selle koha peal, seepärast, et kui püha vaim ei tule ja ei tee inimese vaimu silmi lahti, et ta näeb asju nii, nagu Jumal on näinud ja ta äkki hakkab nägema, kuidas Jumala sõna on väga selgete postulaatide alusel kogu selle asja selgroog ja kui sa näed, kuidas see liikumine täna käib, siis sa võid öelda, et oh my God, et ühesõnaga, mida ma olen uskunud või kus ma olen elanud, eks ole. Ma olin pime, nüüd ma näen, et see tegelikult niimoodi on. Aga ilma selleta, vaata nagu piibel on, nagu kirjutab, et ta on katte all. Kui sul ei ole Kristuse vaimu, kui sul ei ole püha vaimu, siis see kate ei võeta ära ja sa loed seda ja sa nähes ei näe ja kuuldes ei kuule. Muidugi hullem lugu on veel selles, mis tegelikult tuleb Ameerikast praegust, et on tegemist konservatiivsete väga populaarsete häältega, kes otseselt räägivad piibli vastu ja räägivad otseselt mitte ainult piibli, vaid ka Jumala tõotuste vastu Iisraeli suhtes, Tucker Carlson või Candace Owens. Ja nad on sisuliselt lõhestanud selle maga liikumise. Aga see tuleb ikkagi ka natuke katoliku mõju. No kui näiteks see Candace Owens, tema on ju täiesti... See on ajaloost tulenev, see ei ole lihtsalt niisama eile tekkinud, vaid see on... Ja kunagi Candace Owenist rääkides oli ta täiesti Iisraeli... Ta töötas Prager Universitis. Jah, et ta oli täiesti aga nüüd jah. Et enne ta oli ikka tõeline usklik ja Iisraeli toetaja nii edasi, et ma ka olen mõelnud, et mis nüüd toimunud on, eks ju. Aga võtta, siin me ei mõista seda pilti muidu, kui me ei võta arvesse, et tegemist on vaimsete jõududega. Et ehk me peame palvetama mitte ainult need, kes me mõistame Iisraeli olulisust, palvetama Iisraeli eest, aga ka palvetama kaaskristlaste eest, et püha vaim avaks. Ma arvan, et isegi me peaksime palvetama tegelikult ka oma valitsejate jaoks, sellepärast, et jällegi Jumal töötab väljapool raame. Ta ei ole raamitud ega piiratud mitte millegagi ja ta on öelnud, et ta kavatseb nüüd viimasel ajal liikuda nii, nagu mitte keegi ei oota. See tähendab, et võib-olla need hetked, need ahaa-elamused ja valgustused ei pruugi üldse tulla koguduse seest, vaid nad võivad alguse saada kuskilt, ma ei tea, mingi erakonna kongressilt keegi, saad aru, meie ei vali, kuhu püha vaim läheb ja kellele ta mida avab. Ühesõnaga, mingi vend võib öösel unes näha, saad aru, või tuleb ingel talle küll, ütleb, et tead, tegelikult on niimoodi. Ja sa ei ole enam seesama inimene 5 minutit hiljem, sinu maailm on täiesti teistsugune, sa näed kõike iseennast ja kõike muud teistmoodi, aga seda inimene teha ei saa, nii et sellepärast, Pille, on see palve asi oluline. Mina usun sellistesse asjadesse, ma usun, et me hakkame nägema selliseid asju, aga siin jällegi on see palve on see võtmepositsioonil. Nüüd Eestis oli ju Will Graham kõneles. Ma ei olegi kuulnud tegelikult teie kommentaari nendest, aga ma arvan, et see on väga-väga fantastiline, sest et Grahami pere ise, meil on olnud kokkupuudeid Anne Graham Lotsiga, kes on toetanud, on olnud meie üks kõnelejaid nii Jeruusalemmas kui Mar-a-Lagos. Ja Franklin, mis ma tahan nüüd öelda, on see, et tema tuli isiklikult kohale Iisraeli pärast 7. oktoobrit ja mitte lihtsalt ei tulnud kohale. Samaritan Spurs annetas kõik need kiirabiautod, mida Hamas oli hävitanud, kas oli 15 või 17 autot, ma ei mäleta täpselt, anti. Ja kui palju aidati neid Gazaga piirnevate asutuste, aidati neid nii nagu meditsiiniabipunktidega. Tähendab, kui sellist laadi mõttelaad nagu Grahamite perel on, leviks. Ja ma olen tänulik Jumalale, et Will oli, ma olin temaga üks kord kokku saanud varem, et tema oli Eestis. Super. Mul on tohutult hea meel sellest ja ma arvan, et sa olid vist ise seal. Jah, ma olin ise seal ja me kohtusime temaga ja no ütleks, et tal on väga positiivne mulje siin sellest ja ütleks, et tema meeskond täpselt samamoodi. Et ma usun, et see, mida nad teevad ja ütleme, et see
hea evangeeliumi vaim, nagu Jumala vaim tegelikult, sest ma vaatasin muide, kunagi ma käisin Grahami muuseumis, sattusin sinna ja mõtlesin, et tema kodu muuseumis on, aga seal olid tema jutluse märkmed. Ja ma ütlesin, ma tahan näha, ma tahtsin teada, kes see mees oli. Et ma olen tema kohta lugenud nii seda kui teist, ühesõnaga, et oli see ja teine ja kolmas ja neljas ja viies ja kahtlemata andekas inimene ja suurepärane kõneleja ja nii edasi, aga ütleme, küsimus oli üleval. Ja siis, kui ma vaatasin tema märkmeid, mismoodi see asi on, ma tundsin ära enda märkmed. Ma tundsin ära sinu märkmed, enda märkmed, ma sain aru, see mees on saanud ülevalt. Ütle, kas sa olid Olevistes sel ajal, kui Graham käis? Jaa, kindlasti. Sina olid seal kohal? Mina ei olnud, mu abikaasa oli. See 84 või? Mõtled? Kui Billy Graham käis. Ei, mina ei olnud Olevistes, aga mu abikaasa oli. Ta käis seal, jah, koos mu isaga. See on täiesti erakordne, absoluutselt. Ja tegelikult Billy Grahami minu arvates kõige suurem pärand oli selles, et ta suutis olla väga paljude presidentide nõunik. Just nimelt. Ja see oli miski, mis palve hommikusöögi liikumise Ameerikas tegelikult rajas ja paika pani. Sest et kui nemad ei oleks seda teinud, siis oleks see läinud täiesti metsa. No võt. Ja siin, ma lihtsalt, minu point oli see, et ma sain aru, et selle asja on pannud liikuma Jumala vaim. Seda ei ole inimene liikuma pannud, vaid seda on Jumala vaim pannud liikuma. Ja kuidagi, ja seda on näha, nüüd on Franklini peal on näha see sama asi ja nüüd on ka Willi peal näha seda sama asi. Et ta on tegelikult väga lihtne, ei ole pompöösne. Nad ei tulnud siia, teinekord on niimoodi, et Ameerikast tulevad kohale, nad löövad suure jalaga ukse lahti ja ütlevad, et kõigil pidage suu, me teame, kuidas asja, me teame, mida teeme ja ärge jalgu lihtsalt ja me teeme oma asja ära. See ei olnud niimoodi, see oli vastupidi, see oli reaalne koostöö tegelikult, et mida te arvate, kuidas nii, kas me teeksime nii või teeksime nii, palun andke oma input ja nii edasi, kõik muud asjad peale selle, eks ole, et kõigi nende arvete kinni maksmine, see olid ikka päris suured summad. Et see ei ole lihtsalt niisama. Ja ma pean ütlema ka see, et kas või need, ütleme, paketid, mida on valmistatud, seal on Uus Testament, siis on kristlaseks olemise ABC ja siis on ka, ütleme, kõik need vaimuliku kasvamise juhised väga heas variandis, ilusti trükitud, suurepäraselt vormistatud. Ma mõtlesin, et ma nägin seda paketti, ma mõtlesin, et me ei ole midagi nii head, ei ole ma nagu väga ammu näinud, et kui meile lihtsalt taevast tuuakse kätte selline asi, et kui me seda kasutame, siis nagu, mida me üldse kasutame nagu. Et see on nagu, et igatepidi oli see asi väga-väga hea. Et selle pere vaimulik pärand ja selle pere suhe Iisraeli on midagi, mis on väga-väga eriline, et ta tuli Eestisse sellisel ajal on väga märkimisväärne. Kusjuures isegi Eesti ajakirjanduse nagu kate või nagu selle kommentaarid ja artiklid ja värgid olid, ma ütleks, et suhteliselt positiivses võtmes. Et see ei olnud niimoodi, et nüüd, ma ei tea, ja mingisugune, seda oleks võinud ka põlastavalt või kuidagi niimoodi, aga seda tooni nagu ei olnud üldse. Aga ma tahaks veel küsida nüüd, kui me räägime ikkagi veel kogudusest ja Iisraelist, et ma tean, et paljudele kristlastele on ka näiteks see Gaza sõjategevus ja et tihtipeale asetutaksegi sinna teisele poole, et tuntakse kaasa pigem siis mis on ka arusaadav, eks ju, seal Palestiina poole ja Gaza, aga et kuidas siis siin on, sest Iisrael ju tegelikult toimetab seda nii-öelda Jumala plaani või Jumala tahet, eks ju, enda jaoks. Ta kaitseb ennast, ta vallutab neid maid. Et kas see on ka kuidagi, see Iisraeli tegevus on midagi, mis on nagu pastoreid või ka niisugused liberaalsemaid kristlasi kuidagi eemale tõuganud, sest aga samas Vana Testament on ju täis neid lugusi, kui Iisrael, kui Jumal ütles, et vallutada ja võtta ära need maad ja Pille, ma arvan, et siin on tegemist ka väga... Öeldakse, et me oleme praegu on niisugune, kuidas öelda, tsiviliseeritud aeg, et seda... See ei ole tsiviliseeritud. Et seda ei peaks olema, aga mina isiklikult, mind see nagu ei häiri, et kui Jumal on öelnud midagi teha, siis on see mõttega ja et see nagu ei lükka ära. Tähendab, et
ei peaks vaatama nagu nendele sellistele välistele, nagu sa ütlesid, Jumal võib kasutada kõike ja kõikjale mida iganes, eks. Et see ei lükkaks meid ära palvetamast ja seismast Iisraeli eest, et nad võib-olla mõned asjad teevad õigesti, mõned valesti. Aga see ei peaks olema argument, et ka seista või mitte seista. Minu meelest Uus Testament annab sellest väga hea pildi. Ta ütleb meile, et see, mis meil on kristlastena, on algselt Iisraelile kuuluv pärand, sest nendele kuulub esiisad, patriarhid, nendele kuulub seadusandmine, nendele kuuluvad prohvetid, eks nende päralt on ka tõotused. Ja kui me oleme nüüd usu kaudu läbi Jumala ennekuulmatu armu saanud osa sellest ja meid on poogitud osa saama selle külge, siis see on, Paulus kirjutab nii ilusasti, ära siis sa oled pook ja oks. Ära siis nüüd hakka siis mõtlema siin midagi. Teates, et kui Jumal loodud oksi ei säästnud, eks ole, ja murdis nad ära, ega ta sindki ei säästa. Et see on nagu väga tõsine hoiatus, ja see paneb nagu väga selgelt paika, kelle, mille, kust kohast see on. Võtame kas või ilmutuse raamatu Jumala linn. Selle alused. See ei ole Uus Tallinn. Ei, see ei ole Uus Tallinn. See on Jeruusalemm, vähe sellest, aga selle all on, mis seal on? Iisraeli suguharude nimed on seal peal. Selle väravad on apostlite nimedega, kes on juudid. Ja ilma heebrea keelet ei tule mitte midagi. Ei ole midagi teha. Aga ma toon selle näite, Pille, sa ütlesid seda, mis puudutas, et kas tänane Iisrael on seesama piibli Iisrael. Inimesed, kes oma, ja ma ütlen kristlased, eks ole, kes oma elu rajavad Jumala tõotustele. Kui Jumal ei austa oma enda otsust ja oma enda kirjutatud sõna, mis ta lubas Iisraeli kohta, et Iisrael igavesti on, et taevatähed ja kuu ja päike, nende korrad peavad enne muutuma, kui Iisrael lakkab olemast rahvas minu eest igaveseks. Kui nüüd nemad enesele ütlevad seda, et Iisrael ei ole enam seda, siis kuidas sa võid uskuda, et see Jumal, kes oma lepingu rahva hülgab, on sulle ustav? Kuidas sa usud, et ta sinule vastab su palvele? Ja see on ka täpselt, et üks nende argumentidest on ka, et Iisrael ju paari tuhande aasta jooksul neid ei olnud, aga ometigi nad säilitasid. See, et nad on riigina taas sündinud, et sellest suudetakse üle vaadata, et seda ei ole olemas, et see on lihtsalt mingi kogemata, mingi ajaloo. Õpetuse, keele, kultuuri. Heebrea keel, sa võid tegelikult jälgida neid sugupuid alates, ma mõtlen, Aaronist, Moosesest ja nii edasi, kuni tänase päevani. Aga ma tulen selle juurde, millega me tegelikult vastakuti seisame. See on väga hästi finantseeritud propaganda. Katar maksis 100 miljardit Ameerika ülikoolidele. Ja siis sa imestad, miks pärast Harvardist, kus peaksid tulema need helged pead, tulevad nende Hamasi loosungitega välja. Sul on Al Jazeera, mida Katar on kinni maksnud. Sul on väga palju asju, mida Katar on kinni maksnud. Presidendile pakuti lennuk ja mida kõike veel. Et siin on nagu väga ohtlik tegevus. Paula White ütles seda otse välja, et on väga palju raha liikvel, mis seda halba propagandat tekitab ja inimesed on valmis. Washingtoni saatkonna, Iisraeli saatkonna turva ütles mulle, et need inimesed, kes meil seal seisavad iga nädal, iga päev, nende tunnipalk on $30. Et nad saavad raha selle eest. See ei ole niimoodi, et asjad juhtuvad spontaanselt, et inimesed spontaanselt ütlevad ja hakkavad äkki midagi hõiskama. Neil on antud raha, neil on antud loosungid, neil on antud see message box. Nad teevad täpselt nii, nagu neile öeldi. See on tsentraalselt juhitud, organiseeritud liikumine. Et see ei ole üldse mingi, aga seda serveeritakse kui rahva spontaanset asja. Nii et neid on. Ja ka nendele, kes mõtlevad, et väga populaarne on mõelda, et kõik kogu maailm on juutidel käes ja juudid kõike seda, teist ja kolmandat. Huvitav, miks nad siis nüüd nagu praegu ei juhi? Miks sellega hakkama ei saa? See peaks nagu, et see on nagu, ühesõnaga kõik need narratiivid on sellised natukene lombakad, ütleme nii. Just nimelt ja et kutsume üles
kristlasi palveks ja teinekord tuleb ka mängu lihtsalt Jumala kartus, et kui sa ei mõista kõike, siis lihtsalt tead, pigem ole vait, ole kuss ja ära mine Jumala vastu, et on detaile, mida me ei tea, mida me ei saa aru võib-olla, mis on raske seletada, aga kui Jumal on öelnud oma sõnas, et keda sina õnnistad, see on õnnistatud. Minu jaoks on 2 asja. Me võime täna tegelikult vaadata otse piibliraamatute ootuste täitumist meie silme ees. Me võime öelda aastanumbrid, kuupäevad, see rida on päris pikk. Nüüd, ja teine asi, me võime ja me peame sõna otseses mõttes paluma ühte lihtsat palvet, et kui ma aru ei saa, Jumal, palun tee mu silmad lahti. Sest kui Jumal on alati meelepärane, kui inimene palub tarkust või ta palub endale lihtsalt mõistust, et anna mulle, nagu Saalomon ütles, et mul ei ole mõistust, et olla inimene, ma ei oska olla see õige inimene, ühesõnaga nii, nagu ma peaksin olema. See on alati palve, mida Jumal austab. Ja. Et me kindlasti ei läheks Iisraeli vastu, et see on lausa ohtlik, see on lausa eluohtlik, et pigem kui me ei mõista, siis palume, et püha vaim, nagu me rääkisime, et püha vaim avaks meile. Ja, Muide, kas sa oled lugenud seda Andrei Hvostovi artiklit, mida ta kirjutas Iisraeli kohta? Väga suurepärane. Pärast anname lingi sulle. Kindlasti ja. Suurepärane, ta võttis just selle sama teema lahti. Tagasi nagu selle propaganda ja kõigi nende asjade juurde, et alati on inimesel vaja vaadata neid allikaid, neid algallikat. Ja kus see info tuleb? No kuule, kui hukkunute numbri arv on Gaza tervishoiuministeerium. Palun. Ja need on seda muutnud. Sõja käigus muudeti seda mitu korda ja ÜRO muuti seda ja nüüd tuleb välja. Ei, need on kõik, enamik neist, kes on hukkunud, on noored mehed, kes on sõja või sõduri eas. Et kuidas siis... Ja tsivilisikud, eks ole. Ja nad ei ole kunagi öelnud, et nad Hamasile... Aga siin on veel see tore asi, et sellal, kui on mingid tõsisemad sõjalised sündmused, nagu näiteks on terve see Gaza värk on olnud, siis ütleme, nende hukkunute tegelike numbrite kokku lugemine võtab nädalaid ja kuid. Seda aru. Aga Hamas teab kohe tunni aja pärast. Juba täpselt on teada. Kõik on täpselt teada. Ma ütleks, et lihtsalt realistlikult see ei ole võimalik. Ükski tõsiselt võetav analüütik ei saa neid numbreid usaldada. Ja kõige selle juures, Mart, väga kahju on. Kõigist neist inimestest, kes on hukkunud. Ma ütlen lõpuks, jah, on kahju, aga kui sinu araablaste, ütleme, et siis antud juhul Hamasi taktika ongi see, et tekitadagi nimelt tsiviilohvreid, sest et nad ei lasknud kordagi tsiviilelanikkonda oma tunnelitesse varju. Mitte kordagi. Sinna läksid ainult võitlejad. Aga inimesed jäetigi surema just nimelt selleks, et lapsed sureksid, et naised sureksid ja nii edasi. Selleks, et oleks maailmale võimalik näidata, näete, mis meiega tehakse. See lavastati näljahäda. Kui sa oled näljahäda fotosid näinud, kus on päris näljahäda, ja siis võrdled neid asju, mida Gazas näha on. Gaza tüübid on väga hästi toidud, nad on heas toitumus. Ja siis võtavad selle geneetiliselt haige lapse pildi. Ja BBC avaldab selle. New York Times. Ja täiesti häbematult ei pane vabandust samale esilehele. Ei, see on kuskil tagareas mingi väikses peenikeses kirjas. Natuke läks liiale. Aga see tähendab seda, et me tegelikult elame desinformatsiooni, infosõja. Mida ütleb Jeesus? Vaadake, et keegi teid ei petaks. Ja see pettus on niivõrd valdav, niivõrd suur. Ja professionaalne. Väga professionaalne. Iga päev. Ja täna on ka see, et vaata inimeste haridustase vanasti oli nii, et inimesed tahtsid teada. Tänapäeval arvatakse, et 10 minutit YouTube'i teeb sind spetsialisiks. Kas ei tee Mart siis või? Ja sa saad nii palju raha ise. Näed, miljard. Sisuliselt keegi huvitu, väga paljud inimesed, eriti noored, kes väga tõsiselt radikaliseeruvad, nad ei saa enam aru. Minu mõttes nagu tipp on igasugused vähemused Hamasi eest nagu
ma mõtlen, et noh, kanad Kentucky Fried Chickeni eest enam-vähem sama, noh, see on nagu, sa mõtled, et inimestele ajud on lihtsalt nagu tead, kusjuures on ära pandud ja ära pestud lausa nii, et isegi faktid neid enam ei kõneta. Et sul on selged faktid ja need ei muuda enam meelt, sest on niimoodi on loputatud. Aga noh, jällegi, kõigest sellest käib jumala võimu. Aga veel üks asi, algoritmid. Mis see oli TikTokis üks video, mis Iisraeli toetas, sellele avaldati 17 Hamasi videot. Need, et see on see suhe ja see on see algoritm, mis seda tekitas. Et need ei lasknud neid Iisraeli toetavaid sõnumeid välja. Ja teiselt poolt on see, et ma kuulsin noorte inimeste käest, Hitlerit ülistav propaganda paisatakse Instagramis, Facebookis vähem, Instagramis nendele ette. Kust kohast see tuleb? Kes selle taga on? Et sa natsi propagandat üllitad ja levitad, et see on et ühesõnaga, ma ütleks lihtsalt seesama, see, kes on alati vihanud Iisakit, see, kes Iismael on alati rünnanud Iisraeli, et selles mõttes siin on palju pappe viimasel ajal. Jah, aga seegi on muutuv asi. Just, ja selle taustal on meil kristlastel väga oluline ka teha häält ja selle kõik see propaganda, millest me just rääkisime, millel on suur jõud, on ka oluline, et meie räägiksime tõtt ja teeksime õigust. Ja tegelikult täna seda me siin teemegi, et me valgustame neid teemasid ja sinul, Albert, on ka väga suur roll, sinu töö koosnebki sellest, et sa käid erinevates riikides, sa kogud seda kristlaste toetajaskonda ja avad neid teemasid, et me oleme väga tänulikud sulle, et sa seda teed ja see on minu meelest väga suur töö. Ja suur tänu täna teile, härrased, siin valgustamast neid teemasid ja ma usun, et me läheme edasi ja me ei lakka Iisraeli toetamast ja me jätkame palvetamist ja palume ka kõikidele kristlastele ja iseendale püha vaimu ilmutuslikku sellist tõde, et püha vaim ilmutaks Jumala sõna. Ja aitäh, head sõbrad, et te vaatasite. Stuudios oli täna Albert Veksler, Mart Metsala, mina Pille Voll ja me kohtume juba üsna pea. Kõike head!